Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaata, mida toob siis nädal 13. kuni 19. juuli. Kõigile meile tegemist on kollektiivse lugemisega. Valmis on mul pandud siia selleks nädalaks siis nagu ikka 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi. Aga sa võid siit lugemisest endale siis kaasa noppida endaga sinuga haakuvad olulised sõnumid, mis sa tunned, et hetkel sinu jaoks oluline ei ole. Järelikult on see kellelegi teisele oluline. Lase see endast kohe lahti. Iga nädala energiavideo lõpus on toimumas ka mäng. Selline mäng, siit saad vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädala tähtis ja jah või ei küsimustel ka siis vastused saab ning siin video allkirjelduses on olemas ajamärgid. Saad klikata sinna, video hüppabki kohe automaatselt mängu juurde või lugemise juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Ja enne veel, kui ma alustan, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh. Kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i, kommentaarides andnud mulle märku, kui midagi neist täppi läinud, sobinud või meeldinud. Ja suur aitäh ka kõigile, kes on külastanud tiiutarot.ee kodulehte, seal on tarokursus, kes tahab tarokaarte siis lugema õppida, saad seda omas tempos teha. tiiutarot.ee /tarokool, selliselt lingid on see siis leitav ning seal kodulehel on veel igasugused erinevaid ägedaid valikaart stiilis siis videoid, kui sa tunned, et tahad rohkem vaadata, siis saad seda seal teha. Aga meie lähme siis nädala energiate juurde. Me alustame karikate 5 õigetpidi, on meil siis tulnud esimese kaardina välja, õnneratas tagurpidi, karikate 3 õigetpidi, keisrinna õigetpidi, karikate paas tagurpidi, karikate äss õigetpidi ja saude 8 tagurpidi. No selles suhtes, ega need kaardid nagu tulid järjest sellise tempoga, et nad ei suutnud ära otsustada, et mis nädal meil nüüd tuleb. Et meil on väga lennukaid ja põnevaid kaarte, väga kuidagi enesega rahul olevaid kaarte, nagu keisrinna igatpidi. Ja siis meil on kaarte, kus meil on midagi ei sobi ja midagi ei meeldi, aeg seisab ikka paigal ja ma tahan kõike kohe nüüd ja praegu ja miks see juba ei tule. Eks ole, kuidagi selline pidurgaas, natuke selline nagu siis tunne, aga sellel nädalal domineerivad karikad, karikate 3, karikate paas, karikate äss, keisrinna on hästi meil selline nagu tunnete emotsioonide põhine nagu kaart ja karikad räägivadki tunnetest, emotsioonidest ja suhetest. Karikate energia ongi nagu kõik, mis toimub meie nagu sellises emotsionaalses sfääris, et see on selline emotsioonide nädal, ma ütleksin niimoodi, ja enamus kaardid on siiski väga positiivsed. Ainuke miinus tõenäoliselt sellel nädalal tuleb, meil on 2 ajakaarti tagurpidi, et aeg justkui nagu seisab paigal või et meil on endal nagu mingisugune sisemine selline ärevus, et ma peaks juba kõike tegema ja kõike saavutama ja miks see juba ei tule ja meil on endal nagu mingisugune endale peale pandud pinge, aga kuna meil on ka õnneratas tagurpidi, siis see sõnum sulle ka selleks nädalaks on see, et kui midagi ei juhtu sellises ajaraamis, nagu sina tahad, et see juhtub, siis järelikult see ei peagi juhtuma praegu, et saatus juhib aega, mitte meie, et me ei saa sundida aega kiiremini minema, me ei saa sundida suhet või inimesi või et mingisugused muid sündmuseid juhtuma enne, kui nad on valmis juhtuma, eks ole, et pigem õnnerattaga tagurpidi, saude 8 tagurpidi, soovitus ongi nagu puhata rahulikult, kuidagi võtta endalt see pinge nagu see, et ma pean kõike tegema, igale poole jõudma, võtta endalt hästi palju seda nagu ootuste seadmist või pingelisust nagu maha. Me alustame karikate 5 igatpidi. Karikate 5 on igavene hädaldaja, ütleme niimoodi, meile mitte midagi ei sobi ja kõik on ikka nii halvasti. Tegelikult ei ole, tegelikult on see meie enda välja mõeldud mingisugused mured. Ja karikate 5 nagu point või see sümbol on siis see, et inimene nutab, ta näeb enda ees karikaid, mis on läinud ümber. 3 karikat, mis on ümber läinud ja vesi on välja voolanud, issand kui õudne, ma ikka ei proovinud ja miks ma ei teinud ja miks see nii läks või et halvasti läks või et me nagu näeme teatud asju enda elus, mis on nagu puudu või pahasti või valesti. Veel hullem me hakkame võrdlema ennast teistega, et miks juba naabril on ilusam maja ja miks juba sõbrannal on parem mees ja miks mul ei ole. Vaat me hakkame hästi nagu võrdlema ennast ka teistega, aru saamata, et igal ühel meist ongi enda rada ja enda tempo, et enda rütm, enda saavutused, enda hingerada, et me ei saagi kõik nagu sama elu nagu elada. Ja kui meil on nagu tunne, et midagi on valesti, karikate 5 on ka, vaata, karikad on emotsionaalsed kaardid pigem, eks ole, et see ei ole tunne ajus või loogikas või mingi ärevus, mida mõõgad võivad näiteks esindada, eks ole, et aga karikad on rohkem nagu selline, et
mulle ei meeldi midagi, vaata meil on endal nagu mingi rahulolematus või selline nagu tunne, et ma ei ole saavutanud midagi või ma lasin midagi käest, ma kahetsen midagi. Ja see kahetsuse või enesehaletsuse emotsioon istub meie sees. Siis 3 karikat on küll ümber läinud sellel kaardil, aga 2 tükki on ju veel püsti. Või selles kaardipakis on isegi veel tugevam sümbol, et 4 karikat on upakil tagurpidi, aga 1 karikas, kõige suurem, kõige ilusam, on veel püsti. See tähendab, et see sümbol karikate 5 ongi alati nagu see, et milleks nutta tagasi midagi, mis läks jutumärkides valesti või kaotsi või pahasti. Selle asemel, et näha kõike, mis on hästi. Ja selle kaart enda olemuselt, enda seletuselt on ta väga lihtne. Mida sa halad, sul on tegelikult head asjad ka elus, on ju. Aga mõnikord see emotsioon hästi võtab nagu võimust ja kuna meil on nii palju karikaid veel järgi tulemas siia ja seda emotsioonide kõikumist ja lainetust on nagu palju, üldse vesine nagu nädal on meil tulemas siin. Vesi on väga taras ka, lisaks tunnetele, emotsioonidele, armastusele, suhetele, eks ole. Vesi on hästi seotud ka näiteks spirituaalsusega ja vaata sellise, et me hästi sügavalt tunnetame maailma ja vaimsed anded tulevad meist välja loomingulisusega, kreatiivsusega, on ju. Et ära lase pisikestel mureasjadel rikkuda nagu suuri rõõmsaid asju enda elus. See on karikate 5 nagu sõnum. Kui sul on tunne, et sa kahetsed midagi, miks ma varem ei läinud kooli, miks ma ei teinud seda tööd, miks ma lasin võimaluse käest, miks ma ei julgenud ikkagi selle inimesega proovida või rääkida, eks ole, meil on mingisugused kahetsused, siis karikate 5 ütleb, aga mida sa nutad, et kui läks nii, siis järelikult pidigi nii minema, siis järelikult see oligi suur õppetund ja sa võid saada selle võimaluse võib-olla natukene teisel kujul, aga uuesti karikate 5 on ju mingid karikad veel alles või et nagu püsti on ju jäänud. Seega natukene ka selles kaardis me vaatame võib-olla elu läbi mustemate toonide, kui see olla võiks. Mõnikord ongi sellised hetked meie elus, on ju, aga me peame endalt küsima, et miks või et kus see nagu tuleb või millega ma siis nagu rahul ei ole või mis see tekitab minus seda emotsiooni, kas mingid ootused, mis me oleme endale nagu seadnud, võib-olla kadedus, et võrdleme ennast kellegiga või et midagi meid häirib ja karikate 5 tuleb mõnikord ka natuke urgitseda selles on ju tundes. Ja siis üle saada. Rõhk sõnal nagu üle saada, eks ole, et rõhk selle fraasil, sest me ei saa kaua jääda sinna kinni. Õnneks sul on nii õnnelikud kaardid järgi tulemas siin see nädal, et ei olegi midagi väga siin vaja nagu põdeda. Aga lihtsalt karikate 5 võib olla nagu selline kergelt melanhoolne nagu kaart. Eriti oluline sõnum on neile, kes on tundnud, et lähiminevikus on olnud nagu mingi šanss, mida on neile nagu pakutud. Mingi töö pakkumine või suhe või ja siis sa kas ei võtnud vastu või et ei tahtnud proovida või et ei julgenud või lükkasid nagu edasi midagi ja nüüd sul on tunne, et sa kahetsed. See tuleb uuesti ja kuna sul on õnneratas tagurpidi tulnud järgi siia, siis lohutuseks ma ütlen ka nii, et võib-olla ei olnudki õige aeg. See, et me olime ebalevad tollel hetkel, ma ikka ei tea ja äkki see ikka ei ole nagu õige, pärast mõtlema, miks ma ei teinud. Võib-olla see ei olnudki tollel hetkel. Et see võis olla õige asi, aga natuke võib-olla valel hetkel sinu jaoks, eks ole, et sa said natukene nii-öelda seedida nüüd, et mida sa tegelikult tahad ja mida sa tegelikult ka ei taha, on ju, et karikate 5 õpetab meile seda. Seega, kui tekivad isegi mingi pisikesed mured, tead, sa saad sellest üle. See nagu karikate 5 ütleb, probleem tegelikult ei ole üldse nii õudne, aga me ise hädaldame selle õudsaks. Et selles kaardis meile meeldib enda enesehaletsuses nagu piinelda ja supelda, on ju, et tuleb lihtsalt maha rahuneda üle saada ja lihtsalt võib-olla ka elu natuke naiivsema ja ka nagu lihtsama pilguga vaadata. Et see on mõnikord väga hea nagu harjutus, et mõtle nende inimeste peale, kes ütlevad, et ma ei tea, kuidas see laheneb, aga küll ta laheneb. Tead, neil lahenebki kõik alati või et ma ei tea, mis seal saama hakkab või et kuidas ma hakkama saan, aga tead, mis sa proovin ära ja küll ma ikka saan. Et see lihtsalt on nagu see on lihtne, aga tead, nad loovadki endale tegelikult väga kergeid lahendusi ja kerget elu alati sellise suhtumisega ja karikate 5 ka see attitude, ehk siis meie suhtumine on ka hästi oluline. Vaata, kui me juba eos alustame niimoodi, et niikuinii läheb halvasti või niikuinii ei tule välja, no mis sa arvad, mis sealt tuleb? Me peame natukene võib-olla naiivsemad, sinisilmsemad, optimistlikumad, võib-olla ka lihtsamalt nägema elu, on ju. See on karikate 5 nagu teema. Kui meil tuleb järgi õnneratas tagurpidi, esiteks on augustikuu kaart, natuke ka oktoober, on ju. Õnneratas
enda olemuselt tähendab suurt äkilist pööret väga heas mõttes, midagi head lendab meile sülle. Ta on ka rahaga seotud kaart, see on mingi boonus. Mitte, et ma tahaksin teid nüüd õhutada hasartmängudele. Taros on 2 lotovõidukaarti, need on narr ja õnneratas, üks nendest on siin täna väljas, eks ole, aga mõelge enda rahaasjad ikkagi läbi ja Taro ei saa olla finantsnõuanded. Aga õnneratas on vaata selline tihti nagu, kes ei riski šampust ei joo nagu kaart, on ju. Et mis iganes elu valdkonnas sa ka ei tunneks, et see sind hetkel kõnetab. Õnnerattaga lendab midagi head meile sülle. Pakutakse šanssi, pakutakse võimalust mingi tööpakkumine või äge suhe või uus inimene või uus mingi hobi või lähme reisile või lähme peole või teeme midagi, eks ole. Et lendab midagi meile nagu sülle. Ja tavaliselt see tähendab nagu pööret paremuse poole või ta on väga ka selline võidukas kaart, aga see on tihti suur üllatus nagu meile. Aga kui sul on õnneratas tagurpidi, siis tähendab seda, et asjad võivad võtta aega rohkem, kui sa arvasid. See ei tähenda, et see hea asi ei tuleks. Et mõnikord meil on ette juba sisetunne, vaata, et ma tean, et ma saan sinna kooli või et ma tean, et ma hakkan sellist tööd tegema või et ma tean, et mul tuleb selline suhe, vaata, meil on mingisugune kõhutunne, sisetunne, siuke ootusärevus nagu heas mõttes, ka elevus pigem, eks ole, et selline õnneratas on väga nagu õnnega koos ja tal läheb alati kõik väga hästi. Aga mõnikord, kui õnneratas on tagurpidi, siis ta indikeerib seda, et peame natuke ootama, kannatlikud olema, õiged asjad juhtuvad meiega, aga õigel ajal. Aga kui õnneratas on tagurpidi, siis praegu ei ole õige aeg, lihtsalt see on aja nagu kaart ka. Ja ta on nagu saatuse kaart, et saatus määrab, et meil on hea harjutus õnneratas võib-olla natuke roolist lahti lasta, vaadata, mis saab ja kuhu elu nagu viib ja kõik ei peagi praegu tegema, ootan rahulikult ära või ootan parema, ägedama pakkumise, kui mulle need hetkel huvi ei paku ja kariktaviis tähendab, et ma olen ka võib-olla enda valikutes pettunud. Ma tahan juba midagi teha, näiteks tahan endale uut suhet, aga kõik on nagu nii kuidagi imelikud ja ei meeldi mitte miski ja siis olemegi natukene kurvad ja loppis. Aga tegelikult õnneratas ütleb, et oota, küll ta tuleb, aga lihtsalt praegu ajaliselt, kas sina ei ole valmis, tema ei ole valmis või aeg veel ei ole nagu küps, eks ole. Ühel hetkel on õnneratas seda nagu tähendab. Ta viib meid kokku sellega, mis on meie saatus. Õnneratas on ka selline nagu karmaratas. Ja õnneratas tagurpidi on mingisuguses karma või nõia ringis nagu natuke kinni olemine. See on hea periood või hea nädal otsa vaadata sellele. Jälle tuleb sama tüüp inimene mu ellu. Jälle sama olukord kordub tööl. Jälle mingi sama jama hakkab pihta. Et alles aasta tagasi elasin selle läbi, jälle hakkab järsku nagu mingisugune sama teema pihta. See tähendab seda, et tõenäoliselt me ei õppinud nagu täielikult mingit asja sealt on ära. Et kui me pidevalt nagu kordub midagi meie elus, või et teatud sama tüüpi inimesed tulevad meie ellu, või et mingid olukorrad nagu korduvad, et see karmaratas, vaata õnneratas on ratas, ta veereb, on ju, kord on ta üleval, siis on ta all, kord meil on tunne, et elus läheb hästi, siis on tunne, et jälle oleme kuskil allpool, on ju, et ja õnneratast tagurpidi on tihti see nagu paigalseisu nagu tunne või et ratas keerleb, aga nagu ühe koha peal, on ju, et tead, kui sõidad kraavi võtta ja siit välja ei saa, siis ratas muudkui keerleb, kuskil edasi ei liigu, on ju, et see ongi nagu õnneratas tagurpidi. Ja siis tuleb ise nagu maha rahuneda, siis tuleb korraks võib-olla sealt autost üldse nagu välja tulla ja vaadata, et äkki saab kuidagi nagu paremini või et nutikamalt selle olukorra nagu läheneda, eks ole, et õnneratas tagurpidi ütleb, et olukord kordub sinu elus pidevalt sellepärast, et sa ise käidud kogu aeg samamoodi, teed kogu aeg samu valikuid, et sa ei leia nagu uut lahendust või et uut vaatenurka nagu sellele siis olukorrale, et see on midagi nagu mõistmata ja mõnikord tulebki nagu nii nagu sellest autost eemalduda, siis tuleb ka ise ennast nagu natukene kõrvalt võib-olla vaadata, aga peamine sõnum õnnerattal on alati see, et ära muretse, aeg lihtsalt ei ole praegu õige, praegu lihtsalt puhka, maga ennast välja, naudi suve, et küll need asjad, mida sa väga igatsed ja ootad, küll nad ühel hetkel tulevad ja käima lähevad ja et ühel hetkel me hakkame edasi liikuma või võib-olla hoopis uues suunas, et õnneratas võib olla ka väga hea nagu selline kursimuutja nagu elus, ja me ise ka üllatume, et nüüd ma hakkan hoopis sellist asja tegema, et väga-väga mõnus. Ja kuna ta on augustikuu kaart, järgi on tulemas suur septembrikuu kaart, käis rinna, ja siis võib-olla ongi juuli selline puhkuse periood ja hea nagu hoo võtmise periood, et laed oma akud täis, et seda sõnumit ka toetab tegelikult Sauade 8 tagurpidi, mis ütleb, et praegu ongi aeg natukene nagu lõõgastuda, aega maha võtta, sest ühel hetkel Sauade 8-ga õnnerattaga hakkab see elukene meil väga kiireks ja ägedaks nagu minema.
Aga enne veel, meil on karikate 3. Karikate 3 on pidu ja pillerkaar, ihihi, ha-ha-ha, trillalla, trallalla. Karikate 3-s meil ei ole ühtegi muret, mis on nagu nii huvitav, sest vaata, karikate 5-s meil ainult mured ongi, ja oi, mul on elus kõik nii halvasti, issand jumal. Karikate 3 õigetpidi, issand, mul on elus kõik nii hästi, nii tore, nii et karikate 3-ga kui sa saad kutse kuskile üritusele, koos viibimine, sünnipäevapidu, võib-olla meil on praegu suvi, eks ole, festivalide, pidude perioodid, võib-olla lihtsalt keegi sõber, vana sõber näiteks helistab, ütleb, et lähme välja, saame kokku, on ju. Karikate 3 on sõpruse kaart ja pidutsemise kaart ja ta räägib ka uutest tutvustest, uutest sõpradest meie elus, toredad inimesed, kellega me olemegi loodud kohtuma, koos nagu kuidagi eluga nautima ja rõhk ongi sõnal nauding karikate 3-s. Karikate 3 ei muretse mitte millegi pärast. Lähed välja, paned enda kõige ilusamad riided selga, teed endale ilusa soengu pähe. Lähed sädistad, särad, naudid, tantsid, lööd lulli natuke elus, et karikate 3 ongi selline nagu mänguline ja vaba ja väga nautlev, et ta on nalja ja ka naeru täis nagu kaart. Ja peod, ürituste kutsed hästi oluline, igasugused koosviibimised hästi oluline, tutvusringkonna suurendamine, tuttav, sõber, uued inimesed, kes on sinu ellu tulemas, kellega sa saad kokku, võib-olla ka juhuslikult, eks ole, jutumärkides saatus viib meid on ju kokku. Karikate 3-st, ta on eriti naiselik energia, 3 naist on alati sellel kaardil. Ja kuna meil on keisrinna, mis on kaardipaki kõige naiselikum nagu kaart, ehk siis naise, et sellist püha naisenergiat ja nagu ürgnaist meil see keisrinna ka siis esindab, et sellised sõbrannadega kokkusaamised, sädistamised, väga nagu armsad, toetavad energiat, aga ka nagu koos loomine. Karikate 3 ja keisrinna mõlemad, kusjuures kaardid number 3 ongi nagu koostöö tegemine, siin on meil väljas 33, et kui sa hakkad nägema 33 või et 333, see number tähendab nagu tiimitöö või koostöö, et inimesed või hingesugulased või sõbrad või äripartnerid, kellega me olemegi loodud koos nagu tegema midagi, eks ole, äri üles ehitama, võib-olla koos mingi joogalaager või pidusid korraldama või et nagu alustama mõnda uut ägedat projekti. Vaata, siin on nagu kuidagi hästi selline kamp inimesi või teatud, võib-olla on see üks konkreetne, eks ole, inimene, kes peabki sinu ellu tulema. Ja rõhk on nagu selle koos loomisel, et me loome midagi, me alustame midagi, me ehitame midagi suurt nagu koos üles, nii et see on nagu selline tiimitöö, aga see on väga lõbusas võtmes, eriti karikate 3-s. Et edu saadab meid ka tööalaselt siis, kui me ise ka naudime seda, mis me teeme, meil on lõbus olla, meil on tore, me ei võta nii tõsiselt seda üldse, meil on võib-olla kohati isegi suva natukene, aga karikate 3 õpetab meid uuesti elama. Ja tõesti elame nagu hetkes ja nagu peatu korraks ja vaata, kui ilus on maailm, päike paistab, elu on ilus, on ju, et tunne rõõmu nendest pisikestest hetkedest ja karikate 3 aitab meil hästi olla nagu kohal. Ja karikate 3, saude 8 tagurpidi, õnneratas tagurpidi, kõik need kaardid sellises asetuses ütlevad, suvase minevik, suvase tulevik, mida me plaanime, elame praegu, elame nagu hetkes, et see praegune hetk on hästi-hästi oluline. Keisrinna tuleb meil järgi, keisrinna muidugi me sellest naisenergiat siis küljest. Rääkisime tema puhul, et keisrinna, ta on enesearmastus, aga väga-väga suures kosmilises ägedas võtmes, et keisrinnal ei ole nagu piire, et kui ta armastab nagu täiel rinnal, et keisrinna on hästi empaatiline energiaga. Ja kui keisrinna tuleb välja, siis on aeg nagu enda eest hoolt kanda. Võib-olla sa ei ole ammu juuksuris käinud, võib-olla sa ei ole ammu saanud hästi magada või puhata, võib-olla sa ei ole ammu mingit head toitu söönud või head filmi vaadanud, mis sulle väga nagu meeldib. Et mõtle nagu need toredad, mõnusad hetked, nagu midagi head iseendale või midagi head hingele. Ja rõhk on sõnal iseendale, sest keisrinna on nii isetu kaart, et tema suur miinus on see, mõnikord see ei olegi nagu miinus, et teiste inimeste armastamine, nende eest hoolitsemine on väga-väga tore. Keisrinna on igavene suur teiste eest hoolitseja, muretsemine on ka põhiteemadel, muudkui muretsen, et kõigil on ikka kõik hästi.
aga me jätame iseennast alati viimaseks ja hästi nagu tahaplaanile. Keisrinna peabki õppima nagu, et tema on ka oluline või et ma asetan ennast esikohale, ma õpin rohkem ei ütlema, ma õpin ka endale enda aega nagu leidma. Ja keisrinna rääkides rahast, keisrinna on väga rikas kaart, väga-väga rikas kaart, õnneratas samamoodi. Keisrinna tähendab enda tehtud töö viljade maitsmist, et see, millesse me oleme tükk aega panustanud, kannab vilja, projekt, mida me oleme nagu alustanud, kannab vilja, võib-olla sul tulevad see nädal inimesed sinu ellu või et tulevikus, kellega sa alustad mingisugust koostööprojekti. See läheb väga-väga edukalt, eriti nagu sügisel kuidagi on näha sellist valmimist, küpsemist, eriti septembris. Siis keisrinna põhimõtteliselt tähendab seda, et kui sa paned enda töösse või projekti või on see mingi hobi või enda äri näiteks, et kui sa paned sellesse enda nagu sellise rõõmsa, heatahtliku energia, palju armastust ja sa hoolid tõesti sellest, mis sa teed, raha voolab väga-väga ilusasti sinna, et ka see edu ja kuidagi õnnetunne ja ka rahaline küllus, see on keisrinna nagu teema. Ja ka siis, kui sa õpid ka puhkama ja maha rahunema, endale häid asju lubama, enda eest hoolitsema, iseennast esikohale asetama ja selline paras annus isekust kulub talle nagu alati ära, et kogu aeg ei pea elama nagu teistele. See on keisrinna nagu üks põhi nagu teema siis ka. Igasugused iluteenused ja keha eest hoolitsemine, et uued riided või uus soeng, et vägagi soovituslik selles keisrinna siis energias, et hästi nagu meeldiv. Selle nädala ma ütleksin kõige parem kaart siin siis väljas. Järgi on meil tulemas siis karikate paas tagurpidi. Karikate paas on armumise kaart, millele tuleb järgi karikate äss, mis on armumise kaart. Keisrinna on armastuse kaart, ka paarisuhetes on ju. Karikate 3, kus me leiame endale uue peika peolt, ürituselt või siis sõprus, tutvusringkonna kaudu. Sõber, tuttav. Need on need põhi nagu teemad. Aga karikate paas on nagu vallalistele hea kaart, on nagu selline silmarõõmude energia. Keegi on sulle silma peale pannud, kellegi sa oled silma hästi jäänud, inimene on natuke siin armunud sinusse, võib-olla et sina oled ka märganud teda. Karikate paas on selline kohmetu, häbelik, punastav, sõnagi suust välja ei saa, nagu ei julge kuidagi rääkida, et ta võib alguses tunduda meile või see suhe või see inimene, et ta võib alguses tunduda, et ta ei räägi või ta eemaldub või nii kinnine, aga tegelikult ta on lihtsalt, karikate paas on kohati nagu hästi uje ja ta ei oskagi, nagu ei saagi sõnagi suust välja ja kuidagi tahab midagi öelda, siis puterdab kokku midagi, aga süda on tal nii hea koha peal. Mõnikord inimesed pöörduvad mu poole või ei julgegi küsida sellist asja, et kas minu partner on ikkagi truu mulle või kas ta valetab või kas ma saan usaldada või äkki ikka midagi mäda siin on ju. Et kui sellisesse lugemisse näiteks karikate paas tuleb välja, see tähendab inimene ei valeta, ta on siiras, süda on tal hea koha peal, ta on nii armas, et ta ei suudagi valetada, et ta ei saagi hakkama. Kohe, kui hakkab midagi puterdama, siis kohe kõik tema valed tulevad niikuinii välja, eks ole. Karikate paas on hästi hea südamega nagu kaart. Tema miinus on see, et ta võib natuke selline rumalukene või lapsik olla, et eriti emotsionaalselt, eks ole, et sõltumata vanusest, mis on passis, karikate paas võib-olla ei oska väga hästi oma tundeid nagu väljendada või natuke selline mitte kinnine, aga võib-olla, et selline kohmetu nagu siis kaardikene, et lihtsalt peame andma teisele inimesele, võib-olla ka endale, eks ole, natuke aega, et maha rahuneda ja oma sõnad ilusasti ritta seada. Kui sa oled suhtes, karikate paas tagurpidi, ta tähendab, et suhe on hästi armas, üldse hästi ilusad armastuse kaardid, eriti keisrinna, aga samas ka karikate äss, eks ole, karikate paas, need on nii armastus ja siirus ja need on väga-väga sügavad ilusad kaardid. Karikate paas tagurpidi tähendab, et me peidame midagi pead liiva alla, pühime midagi vaiba alla, me ei taha rääkida teatud teemadest, me ei taha tekitada tüli, jälle ta siis solvab ja tuleb mingi draama ja siis ma ei hakkagi üldse rääkima, aga samas see närib nagu meid natukene seest. Ja karikate paas ütleb, et tegelikult see teema ei ole üldse nii õudne või nii hull, kui sa nagu arvad. See vestlus võib-olla läheb palju paremini, kui sa arvad, aga kuna sa ise nagu kardad ja muudki ignoreerid ja pühid vaiba alla, me ikka ei julge midagi öelda, siis ühel hetkel see muutub nagu see kuhi, mida me oleme sinna vaiba alla nagu pühkinud, see muutub juba nii suureks, et me hakkame selle otsa natukene nagu
komistama, eks ole, maapind vaiba all muutub natukene konarlikuks ja et siis tulebki karikatepaaž ongi nagu sellised siirad südamesse vestlused, räägime kõik hingelt ära, saame taaskord hästi lähedaseks ja toredaks ja et karikatepaaž on tõesti nagu selline või võib-olla ka suhetes rohkem selline alguse faas, et kui sa oled pikaajalises suhtes, ongi nagu aeg see mesinädalate periood võib-olla uuesti üles leida, eks ole, lähme välja, hoiame käest kinni, vaatame päikseloojangut, et kudrutame, nii et karikatepaaž on hästi-hästi armas kaart nagu selleks. Karikatepaaž ja karikatäss ja ka keisrinna. 3 kaarti 7 ennustavad ka rasedust ja lapse sündi. See on suurte punaste trükitähtedega siin, et kellel on see tore uudis, kes väga ootab seda. Kõik need 3 kaarti sellest räägivad. Keisrinna on isegi nagu number 1 kaart nagu selles suhtes, sest keisrinna on puhas viljakus ka laste saamise mõttes on ju. Viljakus ka muidugi loometöös, viljakus ka rahaliselt, aga keisrinna kaardil siis kujutatakse ka nagu rasedat naist tihti, et see tähendabki siis lapse sündi, aga ka millegi uue loomist siia maailma, et ka loomingus väga-väga oluline nagu sümbol. Karikatepaaž on lapse kaart tavaliselt ja karikatäss ennustab ka lapse sündi. See lapse sünd võib olla ka suguvõsas või perekonnas, kui karikatäss on väljas, sest karikatäss on ka heade uudiste. Siis kaardikene, et keegi sõber või sõprusringkonnas või keegi sugulane, pereliige võib ka siis enda lapse ootusest teada anda. Aga jah, karikatässa juurde tulles jällegi vallalistele väga oluline kaart koos karikatepaažiga siin kõrval. Karikatäss ennustab ka uut armastust meile, et rõhk on siis sõna uus, sest ässad on alati mingisuguse uue ukse avanemine, kes lootis, et saab enda eksiga uuesti proovida. Pigem on siit midagi uut ja paremat ilmumas sinu ellu ja karikatäss ongi julgus avada oma süda. Ainukene error ja ainuke plokk, mis on karikatässal, on see, kui me ise ei julge. Me hakkame üle mõtlema, tõmbame ennast krampi, kardame, hakkame mõtlema kõik hädasid ja õuduseid talle välja, tegelikult ei ole midagi hullu, eks ole, inimesel viga. Ja tegelikult rikkume enda hirmudega või võib-olla ära midagi, et julge hundirind on rasvane, julge ennast avada, julge, et julgus viib meid nagu kuidagi ja see avatus ja siirus ja vaata, need on nagu kuidagi need, mis viivad meid siin ka võidukalt suhete valdkonnas, eks ole, edasi. Et alternatiivselt karikatäss võibki tähendada siis rõõmusõnumeid. Nagu ma ütlesin, see võib olla mingisuguse lapse sünni ja siis selline sõnum võib olla ka karikatässaga, et saame teada, et ma saingi sinna kooli või saingi selle töökoha või et karikatäss on nagu mingisugune rõõmus uudis, mis teeb meid emotsionaalselt hästi õnnelikuks. Karikatäss on nii õnnelik, et seda armastust ja rõõmu lihtsalt nagu purskub temast, eks ole, välja, et tavaliselt see sümbol on ka selline, et karikas tuleb välja vesi, eks ole. Vesi ongi emotsioon ja armastus, et issand, kui tore. Ja ässad kaardina number 1 alati avavad ka mingisuguse uue ukse meie elus. Et see on seotud ikkagi nagu uue energiaga või uue rajaga ja kui sul tulevad mingid uued ideed või keegi sõber, kui sul on siin tugevad ka sõpruse nagu kaardid, eks ole, et soovitab midagi, pakub midagi, sõpradega koos mingi ettevõtte loomine, äri tegemine, et koos tegutsemine, koos loomine, see on ka väga-vägagi nagu siin on ju teemaks, et kui mingi pakkumine tuleb või uus uks avaneb või et mingisugune rõõmusõnum nagu tuleb, ära hakka üle mõtlema, ära hakka analüüsima, kui tunne on hea, siis tee ära. See ongi karikatässa nagu teema. Ja siis on meil järgi tulemas ka sauade 8 tagurpidi. See on nüüd jällegi natuke teistsugune kaart, et need kaardid see nädal on meil nagu merelained üles-alla käivad. Sauade 8 tagurpidi tähendab, sa pingestad ennast liiga palju hästi kiirete ootustega, anna endale ja universumile ja eriti ajale aega atra seada. Kõik ei pea juhtuma homme nii, nagu sina tahad, eks ole, või et täna või et kohe nüüd ja praegu. Sauade 8 ka otsib nagu mingit õiget ajahetke, õige suhe, õige inimene, õige töökoht, õige kool, õige elukoht, aga õigel ajal. Vaata, et me ei saa kiirustada teatud asjadega ja sauade 8 tagurpidi tead, mis me tegema peame? Maha rahunema, puhkama. See kaart tagurpidi ütleb, lae praegu heaga oma akut täis. See ei ole ähvardus, aga puhka. Et lae praegu oma akut täis sellepärast, et
üsna varsti, Sauade 8 on suht kiire kaart, eks ole, et üsna varsti muutub elu nii kiireks, et sa enam puhata ei saa. Mitu pakkumist tuleb korraga, mitu võimalust tuleb korraga, mitu ägedat sündmust tuleb korraga, 100 asja tuleb korraga, mis on kõik alati hea. Sauade 8 on väga põnev kaart, väga seiklusimuline, vahva ja tore ja 100 asja teen ja kõik on ilus. Aga kui ta on tagurpidi, siis on tunne nagu mu elu on nii igav või midagi ei toimu, miks see juba ei juhtu, on ju. Ja tead, see on kõik loodud selleks, et sa hetkel ei peagi juhtuma midagi. Et kas sa oskad ka lihtsalt olla, lihtsalt nautida, hetkes elada, lihtsalt olla, ilma et sul oleks 100 eesmärki kogu aeg. Et see on Sauade 8 tagurpidi õppetund. Teine asi, mis on väga oluline. Kui keegi ei vasta, ära torgi. Sauade 8 tagurpidi tavaliselt tähendab infosulus olemist. Oleme saatnud mingi CV kuskile ära, keegi ei vasta. Võib-olla, et sa ootad mingit sõnumit või telefonikõnet, et miks see inimene minuga ei räägi, et sa kirjutasid talle, aga ta ei vasta ja ta ei vasta. Meil tekib nagu mingi ärevus või mingi soov nagu mitu korda üle rääkida või küsida või uuesti helistada või uuesti saata midagi. Sealt peaks ennast natukene nagu tagasi hoidma. Mida rohkem me surume, seda hullemaks asi läheb, kui Sauade 8 tagurpidi. Me peame jätma inimesed rahule. Ei tohi nagu torkida ega seljas elada. Peame ise ka õppima maha rahunema. Ühel hetkel tulevad need vastused ja need kirjad ja sa saad oma info nagu teada, igaveseks ja sinu eest varjatuks ei jää, et see tuleb. Aga jällegi, millal? Õigel ajal. Vaata, nii Sauade 8 kui ka õnneratas tagurpidi tavaliselt ütlevad, et aeg ei ole nagu õige. Et oota parem aeg või parem pakkumine või et rahune maha, puhka natuke, eks ole, lae oma akud täis ja küll ühel hetkel elu hakkab jällegi nagu suurte sammudega edasi liikuma. Praegu ongi nagu võib-olla selline hingetõmbe tegemise nagu aeg meie elus ja kindlasti ka hetkes elamise aeg, sest meil on karikate kolmekene ikkagi siin ilusasti õiget pidi väljas, et karikate 3 on pidu ja puhkus ja maha rahunemine, kuidagi hetkes elamine, tõesti lihtsatest asjadest elus nagu rõõmu tundmine. Otse niimoodi, siis oli meie nädal tähemärkidest on meil väljas ainult karikate baasikene, tema on siis kõik sellised nooremad, nooruslikud veemärgid, vähk, skorpion, kalad, eks need tähemärgid võivad sinu elus selle nädalal suurt rolli mängida. Kui sa tunned, et see lugemine sulle meeldis, tahad rohkem kaardilugemisi vaadata, tiiutarot.ee kodulehel saad seda teha. Sinna on ka siis hiljuti ilmunud selline lugemine, et mida pead hetkel teadma ja see on 3 valiku asemel hoopis 5 valikuga, et ma tundsin, et seekord ma tahan neid natuke rohkem teha. Ja kui sa tunned, seal on ka muid lugemisi, et kui sa tunned, et tahad neid vaadata, siis tiiutarot.ee ootab sind. Meie lähme siit nüüd aga edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saate vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis. Ja jah, või ei küsimustele ka siis vastused saab ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja 1 või siis ka mitu. Mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis punane kivikene, valge kivikene, siuke sinakas roheline kivikene, lilla kivikene, erksinine kivikene, heleroheline kivikene ja roosa-pruuni täpiline kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina segan need kivid ära ja vaatame, mis vastused siis meile sedapuhku tulevad. Okei, alustame siit. Punane kivi, tähemärgid lõvi, neitsi, nädalapäev, kolmapäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Heleroheline kivikene, tähemärk kaalud, nädalapäev, teisipäev, vastus on täpselt jah ja võib-olla vahel. Valge kivikene, tähemärk veevalaja, nädalapäev, laupäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Erksinine kivikene, tähemärk veevalaja ja kalad, nädalapäev, siis laupäev, pühapäev ja vastus on ka ei ja võib-olla vahel. Siis sinakas roheline kivikene, tähemärgid on jäär ja kalad, nädalapäev on pühapäev ja vastus on võib-olla. Roosa-pruuni täpiline kivikene, tähemärgid sõnn ja kaksikud, nädalapäev esmaspäev, vastus on jah ja vali uus suund vahel. Ja lilla kivikene, tähemärk kaksikud, nädalapäev esmaspäev, teisipäev ja vastus on vali uus suund või keskendub millelegi muule. Otse niimoodi, kalliksed armsakesed, siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!